ja saigi läbi aasta 2020 Liqvim oli Eesti meistrivõistluste esimene etapp, mis sõideti Ohekatku rajal. Ja nüüd me räägime juttu klass 53 võitjaga Toomas Repp, tere! Palju õnne sood ralli.ee ja hea maskott Aivo Ojaveer ja peamehaanik, tere sulle ka! No, kui me nüüd vaatame, kuna viimati sõideti, oled sa seurajada sõidnud? Ei ole. Edimest pöör? Edimest pöör. Täitsa edimest? Päris edimest. Ja kuidas sulle see rada sobis? Väga hea rada. Kiire? Kiire. Auto oli vähe. Hea rada. Raivo, kas jälle oli midagi muudetud, teades selle raja, kuigi Toomasel oli see esimene kord? Palju infot sinul oli selle raja kohta? Nii palju kui vaadati videosid ja tollest ja Toomas käis korra vaatab, kui ta võsas oli veel, siis sa ei saanud raja struktuurist aru, et mis kitsas rada ja tegelikult on ta heinas, et ta ei saanudki aru. Tegelikult oli ta lai? Jah, tegelikult oli ta lai. Siis ta arvestas, siis ainult Rehvi ja Rehviga, millega me sõitnud ei ole, see võib-olla ka andis. Eelise? Ega meil on peale Raivo veel insener. Raivo poeg on, kes arvutab kõik välja. No siis on tiim on kõva taga, vaata sellepärast tulebki võidud. Aga nüüd meil oli viimane intervjuu, oli viimasel etapil eelmine aasta. Igavene teine, nagu sa välja ütlesid. No kas nüüd on jälle, et mõni etapp jäetas niime vahele? Kunagi tuleb edimesest. No see etapp ka meil joppasid. Ikka jälle joppimine. Toomas ütleb niiviisi, et kui ta nüüd saab meistrusjuhuslikult, siis hakkas see kõik jutustama, et no nüüd sa oled kõvu sõitid, nüüd sa said ka ükskord meistrusid, parem olla tõne edasi. Nii et intriige õhku? Ei, kõik on iga kord, kui välja tuleb, ta lihtsalt sel päeval hästi sõit. Ja nautida seda? Jah, nautida. Ja oma fänne nautida. Ja nad naudivad ka kindlasti sinu sõitu. Mis me ütleme fännidele, kas järgmisel etapil oled stardis? No loodame ikka. Meie loodame samamoodi ralli.ee-ga. Täname intervjuust ja soovime veel kord palju õnne võidu puhul. Raivo, sinule sama! Aitäh!